Tere! Täna me siis näitame meie modelli peal, kuidas teha Lumene Natural Code toodetega säravat meiki. Ja kõigepealt alustame siis näopõhja tegemisest ja siis me kasutame Lumene Beauty Base tooteid, mis on spetsiaalselt just mõeldud, et meik püsiks ja et meik oleks särav. Ja näiteks, kui on selline natuke kahvatum nahk ja tumedad silmaalused, siis see on ideaalne toode just selleks, et natuke tuua meiki sära. Ja ta on sellise kergelt roosaka varjundiga, mis koheselt annabki sellise värske efekti. Ja kindlasti ei tuleks seda palju panna, vaid kergelt lihtsalt kogu näole. Ja ta tagab ka selle, et meik püsib meil paremini, kuna ta viimistleb naha ette ja siis jääb ka jumestuskreem paremini. Järgnevalt kasutame nüüd Lumene Beauty Base silmameigi aluskreemi, mis siis tagab meil selle, et lauvärvid püsivad hästi ja samas on ta ka säraandev, mis on siis eriti hea tumedate silmaaluste puhul. Ja seda ka siis kergelt kanname silmalaugudele ja ka silma alla. Ja muidugi silmaalust õrna nahka me niimoodi väga ei venita, vaid kergelt ainult tupsutame. Ja samuti võib teda ka siia silmanurga poole panna. Ja selliste liigutustega siis nagu masseerime ta naha sisse. Tumedate silmaaluste puhul jah, tuleb jälgida seda, et siia ei saa ka väga palju kinni. Neid tooteid kuhjata peale, et kindlasti tuleb panna kõiki asju selline õhukene kiht. Aga samas peavad need tooted olema sellised natuke valgust peegeldava efektiga, et siis võtab seda tumedat varju vähemaks. Ja kui nüüd on silmaalustel väga tumedad randid, siis võime ka kasutada sellist peitekreemide paletti, kus on siis erinevad võimalused. Näiteks silmaaluste peitmiseks kasutame siis sellist sinise neutraliseerijat ja punakate täppide, kui on näiteks näo peal natuke vistrike või isegi vahest põskedel sellist punetust, siis on siin 2 varianti ka punase neutraliseerimiseks. Ja muidugi kõige tumedamale kohale läheb siis neutralisaator. Ja samamoodi niimoodi kergelt näpuga tupsutades ja me ei pea kohe panema paksu kihti, vaid me võime lisada seda kihi haaval. Kergelt paneme ka siia silma välisnurka, kus on natuke selline tumedam koht ja samuti ka siia silmalau peale. Ja kõige vähem paneme siis sellele piirkonnal, kus hakkavad juba tulema kerged miimilised kortsud, siis nende peale me eriti seda peitekreemi ei pane, vaid ajutame ta niimoodi kergelt siia. Ja kellel on nüüd selline kerge probleem, et on vaja lihtsalt natukene anda sära silmaalustele, siis sobib selleks Lumene valguspeegeldav pliiats, mis siis on sellise kergema koostisega. Ja kui on nahal väikseid vistrikke ja punetusi, siis on väga hea samuti siin peitekreemide paletis sellised punase neutralisaatorid, mis on kergelt sellise roheka alatooniga, aga kui me neid nahale kanname, siis nad ei tundu, vaid just katavad ilusti meil selle punetuse ära. Ja siia peale võib siis veel kanda pärast jumestuskreemi. Järgnevalt kannan siis peale Lumene Natural Code mati jumestuskreemi, mis on siis väga hea kasutada näiteks näo keskosal. Et kui me tahame siin, et lõpptulemus jääks selline särav jumestus, siis näo küljed ma jätan selliseks säravaks ja näo keskosa teen siis sellise mati. Kannan seda mati jumestuskreemi just siia ninale. Ja külgedele ajutan teda hästi kergelt. Ja muidugi ka paljudel ongi probleemsemad kohad on rohkem siin näo keskosas, kus ei ole nahk nii ühtlane, et siia on vaja natuke rohkem seda jumestuskreemi kanda. Ja natuke ka siia silmaaluste peale. Ja kui me nüüd tahame, et ta natuke tugevamalt jääks jumestuskreem, siis kanname teda näppudega. Ja tupsutame teda niimoodi peale, mitte ei jõõru, vaid lihtsalt nagu vajutame.
ja sellega me siis saame need poorid ja kõik ka kinni katta. Nii, ja nüüd, kui me tahame, et see jumestuskreem ka siin ilusti püsiks, siis tuleks ta teha üleval puudriga. Ja näiteks, kui me oleme nüüd siia kandnud nahale kõik need meigialustooted erinevad ja jumestuskreemi ja veel neutralisaatorid, siis on, kui me puudriga ei kinnita kogu seda asja, siis ta ikkagi mingi aja pärast hakkab meil näos laiali valguma. Ja kuna silmaalune on selline tume, siis siia kindlasti tumedat puudrit me ei pane, vaid pigem sellist heledamat, mis siis teeb meil selle tumeda silmaaluse veel värskemaks ja samamoodi ka siia silmalaugudele kinni. Ennem teeme näpuga niimoodi siledaks ja nüüd kanname siis puudri peale. Nii, nüüd on need silmad ilusti ära fikseeritud ja nüüd kergelt võime ka näole kanda puudrit ja ütleme, seda me võime siis teha puudripintsliga ja puudrit tuleks ka kanda siia põskedele, et siis on meil pärast põsepuna palju lihtsam ajutada ja ta jääb ühtlaselt. Ja ütleme, kui me mujale näole eriti ei pane puudrit, siis kindlasti jah, põskedele oleks vaja. Ja kergelt, kellel on ka siis see probleem, et hakkab nina ja lõug hästi läikima, siis samuti hästi kergelt võime puudriga üle teha.